Trump paiskas pommuudise Lähis-Idas pärast seda, kui Jonathan Pollard, endine Ameerika-Iisraeli spioon, ilmus taskuhäälingusse rääkima Iraanist, sõjast ja uutest rinnetest Iisraeli vastu. Ja ta lasi liiga palju välja just sel hetkel, kui Trump survestab Teherani. Pentagon hoiatab, et võib rünnakuid jätkata, kui kokkulepet ei saavutata ja Netanyahu annab käsu tugevdada sõjalist kontrolli Gazas. Sel laupäeval, 30. mail 2026. Pollardi ütlus ei lähe arvesse tõendina, vaid märgina sellest, et Ameerika surve rebib maske maha piirkonnalt, mis on aastaid teeselnud stabiilsust, samal ajal kui Iraan kogus jõudu ja piirkondlikud valitsused püüdsid tühimikku täita. Mida see endine Ameerika-Iisraeli spioon teab ja on välja lobisenud? Miks on Iraanis saanud kriisi keskpunkt? Kuidas Trump seda paljastust ära kasutab, et haaret koomale tõmmata? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Jonathan Pollard ütles, et torn tuleb idast ja väitis, et Iisrael peab valmistuma suuremaks sõjaks pärast Iraani, tuues võimalike järgmiste pingekolletena välja Türgi ja Egiptuse. Ta väitis, et Iraani probleem tuleb esmalt lahendada, rääkis Iraani, Gaza ja Liibanoni seotud ohtude lõpetamisest ning tegi selgeks, et tema arvates oleks ainult rahu lootusele panustamine nõrkus. See avaldus on kaalukas, sest Pollard ei ole suvaline isik. Ta oli seotud Ameerika luurega, mõisteti süüdi tundliku teabe edastamises Iisraelile ja räägib täna Iisraeli poliitika kõige karmimast leerist, paljastades sõjamentaliteeti, mis juba liigub piirkonna kulisside taga. Enne igasugust ilusat rahujuttu arvutavad piirkonna jõud sõda, piire, mõjuvõimu ja ellujäämist. Iraan ei muutunud probleemiks alles nüüd. Ajatollade režiim on aastaid kasutanud oma tuumaprogrammi, relvastatud liitlaste võrgustikku ja mõjuvõimu selliste rühmituste nagu Hamas ja Hezbollah üle, et saada võimu ilma täieliku hinda maksmata. Trump astub sellesse faasi väitega, et mäng on muutunud. Pentagoni hoiatus tugevdab seda tooni muutust. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Ameerika Ühendriigid on valmis taas alustama rünnakuid Iraani vastu, kui läbirääkimised ei too kokkulepet. See avaldus ei ole tühi jutt. See seab režiimi lihtsa valiku ette. Kas nõustuda kontrollitud lahkumisega või jätkata ähvardustega ning võtta risk uue Ameerika vastuse ees? Trump pakub läbirääkimiste ust, kuid jätab lingi Washingtoni kätte. Seega suks sulgub, otsustab Teheran. Iisrael tegutseb selles samas survekeskkonnas. Netanyahu teatas, et kavatseb suurendada sõjalist kontrolli Gazas, liikudes umbes 60%-lt 70%-le territooriumist. See edasiliikumine avaldab survet Hamasile ja kutsub esile rahvusvahelise reaktsiooni, kuid näitab ka, miks kriis levib. Iisrael ei usu enam, et Hamas võiks jätkata relvastatult, ümberorganiseerituna ja diplomaatiliste kõnedega kaitstuna. Vasakpoolsed nimetavad kõike Trumpi eskalatsiooniks, kuid ignoreerivad, et Gaza on aastate jooksul muutunud Iraani mängunupuks, kus relvastatud rühmitused kasutavad tsiviilisikuid poliitilise kilbina ja Iisrael vastab üha jõulisemalt. Pollardi sõnavõtt häiris Türgit ja Egiptust, sest see puudutas kahte tundlikku teemat. Türgi püüab kasvada regionaalseks suurvõimuks, räägib Iisraeli suhtes karmilt ja soovib pärast Iraani nõrgenemist islami maailmas mõjuvõimu pärast konkureerida. Türgi välisminister Hakan Fidan süüdistas Iisraeli selles, et ta püüab pärast Iraani endale uut vaenlast leida. See reaktsioon näitab hirmu ümberpositsioneerimise ees. Kui Iraan kaotab mõju, püüab Ankara osa areenist enda kätte võtta. Aga kui piirkondlik suurvõim tõstab häält, arvutab ka Iisrael oma samme ümber. Vaidlus ei lõpe, vaid kolib lihtsalt mujale. Egiptus tuleb mängu Gaza ja Siinai tõttu. Kairo ei taha võtta Palestiina kriisi oma õuele. Ei taha näha Hamasi ümberkorraldamist oma piiri lähedal ega taha olla sunnitud tegema otsust, mis võiks ohustada tema siseturvalisust. Seetõttu tekitab Pollardi jutt Egiptuse kohta ärevust. Mitte sellepärast, et Trump käsiks Iisraelil Egiptust rünnata, vaid sellepärast, et kõik teavad, et iga liigutus Gazas mõjutab otse Egiptuse piiri. See teema on ühtaegu sõjaline, poliitiline ja territoriaalne. Just siin pöördub narratiiv Trumpi vastaste vastu. Pollard võib küll liialdada, kuid tema sõnad paljastavad tõe, mida meedia üritab varjata. Nõrkuse poliitika ei rahustanud Lähis-Ida olukorda.
see andis lihtsalt aega Iraanil kasvada, Hamassel kindlustuda, Hezbollahal hoida Liibanonis ohtu üleval ja uutel piirkondlikel jõududel oma võimalusi katsetada. Trump ei leiutanud seda kaost. Ta lihtsalt tõi selle valguse kätte. Trumpi loogika on sihipärane surve. See ei ole sõda sõja pärast. See ei ole sentimentaalne jutt, see on kalkulatsioon. Iraan peab tundma, et uraani rikastamisel, teede sulgemisel, relvastatud liitlaste rahastamisel ja Iisraeli ähvardamisel on tagajärjed. Iisrael peab teadma, et tal on toetus, kuid ta peab tegutsema ka strateegia raames, mis ei anna kogu piirkonda radikaalide kätte. Türgi ja Egiptus peavad mõistma, et Washington jälgib taas iga nende sammu tõsiselt. See, mis nüüd juhtub, sõltub peamiselt Teheranist. Kui režiim nõustub kontrollitava kokkuleppega, saab Trump esitleda seda jõuvõiduna, ilma konflikti pikendamata. Kui režiim püüab aega võita, tuleb uute rünnakute oht taas päevakorda. Igal järgmisel sammul on nüüd suurem hind, sest Valge Maja ei teeskle enam, et diplomaatiline noot lahendab strateegilise ohu. Pollardi avalikustatud paljastus toob samuti esile olulise üksikasja. Iisrael mõtleb juba sellele, mis saab pärast Iraani. See hirmutab paljusid, kuid kinnitab ka, miks Trump peab protsessi kindlakäeliselt juhtima. Kui Washington taandub, hakkavad kohalikud jõud ise järgmist etappi otsustama. Kui Washington sekkub nõrgalt, saab Teheran aega juurde. Kui Washington sekkub jõuliselt, peavad kõik oma plaane ümber hindama. See ongi vasakpoolsete rahulolematus. Trump ei tee Lähis-Ida neile vaenlastele mugavaks, kes on harjunud sallivusega. Endise spiooni sõnad paljastasid, mis oli kulisside taga. Iraan püüab säilitada oma tuumavõimekust. Iisrael püüab suurendada oma julgeolekumarginaali. Türgi püüab end esile tõsta. Egiptus püüab kaitsta oma piiri ja Ameerika Ühendriigid naasevad otsuste keskmesse. Erinevus seisneb selles, et Trumpi puhul ei jää oht ilusate sõnade taha peitu. Iraan tahtis tegutseda varjatult. Nüüd siseneb piirkond katsefaasi. Teheran peab otsustama, kas anda garantiisid või otsida uut vastasseisu. Iisrael peab hoolikalt kaaluma, kui kaugele Gazas edasi minna, ilma et tekiks suurem kriis. Türgi peab otsustama, kas tema reaktsiooniks jääb vaid sõnavõtt või astutakse ka tegelikke samme. Egiptus peab kindlustama oma piiri, ilma et lubaks teistel lükata probleemi Siinaile. Trump jälgib kõike eelisega, kuna ta mõistis reeglit enne teisi. Lähis-Idas maksab see, kes ei pane vastast hinda maksma, lõpuks vaenlaste arved kinni. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepäraselt hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.